säärtel 21 Andero Kaares, 20 Sergei Zinjov ning eesrünnakul ei keegi muu kui Rauno Sappinen ja Flora pani ka palli mängu, kohe pikem pall sinna vasakule äärele ja Oleks Boroniltsikov ja 88 Danil Šetšukov ja siit juba Kalju võimalus ja päris hea võimalus ja ongi juba esimene. 30 sekundit oli mängitud ja Nõmme Kalju asus seda kohtumist juhtima. Ja milline suurepärane algus sellele mängule. Flora alustas rünnakuga, Kalju tuli vastu. Männilan võitis pika palli, suunas äärele, jooksis kasti järgi, sai söödu sinna ja mõnelt meetrilt rammis selle palli võrku. Männilan siis selle värava autoriks. Siiamaani karjääri, ma julgeks arvata, üks tähtsamaid väravaid Männilanelt. Väga ilus rünnak, nagu sa juba mainisid, Kalju poolelt. Kask selle söödu saab, paistab silma või on mul valetunne? On tõesti ja siin tulevad uuesti, aga natukene pikaks Männilane sööt Musoliitinile läheb, aga Flora ka. Mängu alguses on küll Flora keskkaitsjatele juba pehavalu tekitanud ja muidugi võrku ka sahistan, mis kõige tähtsam. Ivanov, pall karistusalasse, Männilan ja teine! Mattias Männilan 11. minutil ja Kalju on korralikult šokeerinud Florat. Ja milline suurepärane algus ja milline töö Männilanelt siin 10,5 minutiga 2 korda valitsevale meistrile värav lüüa. On põhjus rahul olekuks. Boroniltsikovelt siis sööt vasakule äärele Ivanovilt sealt penaltipunkti lähistele, natukene isegi lähemal, umbes 7-8 meetrilt. Päris vabalt tegelikult taas Männilan löögile pääses, oli seal Tovstik küll natuke lähedal, aga ega ta nüüd ülemäära palju ei seganud, sisuliselt vabalt. Siis välja keriv tsenderdus, seekord kõrgemalt sinna värava ette võitlusesse. Antonov võitleb, tema ka sulle eelmisest hooajast väga tuttav mees ja siin on Flora võimalus ja ongi Floralt 1 tagasi. Oskar Pihela 15. minutil lööb nurgalöögi järgses olukorras 1 tagasi. Oi, kui oluline see oli praegu Florale, et sellest šokk-algusest välja tulla. Nüüd siin hea tegutsemine seal Antonovilt ja Zenjovist pani selle palli kasti ja siis juba Pihela peaga suutis selle palli alla nurka lüüa. Isegi oli, kas Zenjov või Sappinen, ei saanud ka aru, igatahes ja nüüd näeme paremini, Sappinen ikka selle värava söödu andis, Sappinen superkarikates on nii väravaid löönud, sööte andnud, aga tuli Pihela Tambetuu selja tagant välja ja Tambetuu, vaatame, kuidas Tambetuu seda olukorda mängis, väga ei mänginudki ja Podolu oli hea, väga hea terav diagonaal Kaaresele, proovis seal kohe esimese puutega sisse võtta, nüüd hea sööt Valdmetsale ja Kaares ise vasakuga. Aga pehmeks ei löök, ja hetkel Flora mehed kohe tulema ei pääse. Antonov riputab palli karistusalasse, sealt see Zenjov pääseb peaga löögile ka, aga ta neid annab. Läheb taas sinna tagumise posti suunas ja sealt Veering pääses peaga löögil. Hästi leiab nüüd Kaarese. Madal pall värava ette, seal on lahtine see endiselt pall mängus ja päris ohtlik olukord tekkis ikkagi siin. Pehal kui väljaku kõrval ja siin Zenjov teeb jalgavahelt Sotšukovile, murrab kasti ka, nüüd Sotšukov jätab Valdmetsale kasti peale. Ja väga hea löök Valdmetsalt kasti peale, oli silmadega tõrjumisega. Näeme uuesti seda Valdmetsa lööki. Kui see oleks, palju saab klaaritud, uuesti Kreida. Jätkab Tovstikule, Tovstik võitleb Ivanoviga. Ja näitas head kiirust Tovstik ja nüüd Kreida riputab palli taha posti, Flora mehed seal väga vabad. Aga Berg pikk mees suudab selle palli rahulikult püüda. Juba mitmendat puhku selles mängus Kask. Sööt karistusalasse Männilan, aga seal Pihela blokeerib. Ja nüüd korralik maadlus otsa, Andreev on väljaku kõrval. Tuli vihane, mis värvi kaart siit tuleb? Siit tuleb punane kaart Tovstikule, punane kaart. Flora jääb vähemusse. Alliku selles olukorras läks Mašenkole, on Kalju mänginud karistuslöögi lahti värava ette. Hakata võtma ja seni kuni siin seis on 2-1, siis Floral mingid võimalused on olemas. Aga siit Männilan! Mattias Männilan 65. minutil kolmas, tema kolmas, Kalju kolmas, kübaratrikk. Vaatame, mis tähistus tuleb, fännide ette, ikka fännide ette. Mehe vanemad alati tribüünidel kohal ja karikafinaali kübaratrikk oma poja poolt parem pole saanud tunnistada, aga siit see tuleb. Lapat muidugi suurepärane tõrje esimese löögi vastu, aga teist ei suutnud enam Flora väravat ka ära võtta. Täiesti üksinda jäi Männilan sinna Kalmõkovi ja Veeringu vahele.
ja otse õhus kõrgelt välisküljega lõi esimese palli sinna keskele, Lapa suutis veel väikse spagaadiga selle tõrjuda, aga teise palli pani Männi juba kindlalt võrku ja mees saab karikafinaalis kübaratriki kirja. Uskumatu sooritus Männilaanelt ja Kalmõõkov jäi madalaks see nurgalöök. Kreidalt uus pall ja see maandub Tergis üles, hooajal isegi vähem, et ka need kübaratrikid üsna haruldased. Aga siin Flora Läki tekib mingi võimalus, Kalmõõkovilt löök ja Berk nüüd päästab. Üksi teeb, nüüd tuleb ülejäänud liini järele, ka eksib Kalju, aga ei lahenda ära seda, aga äkki nüüd, ei, Alamaa lööb nii kõrgelt üle. Millisel hetkel, et kinkida oma meeskonnale ja klubile üks karikas juurde. Siin on Flora võimalus tegelikult, Alliku läheb löögile, Berk tõrjub. Nüüd on kõik. Nõmme Kalju, superkarika võitja 2026. Palju õnne, mängukangelane Mattias Männilaan. Näete. Ja enne ütlesin, et kapten Romi Siht, õige kapten ikkagi, esimene kapten on Henri Berk, kes siis nüüd Jalgpalliliidu presidendilt Aivar Kohlakult superkarika saab. See on see hetk, mille pärast seda jalgpalli mängitakse. Läheb ka see superkarika võit korda, võime rääkida.